Tere tulemast vaatama meie otseülekannet Tondiraba jäähallist, Wolverines ja Säde. Minu nimi on Kristine Raus, mina olen siis täna teil kommentaatoriks. Nii nagu need, kes meie varasemad otseülekanneid on ka vaadanud, siis teavad, et mina väga palju jäähokit tegelikult ei tea, aga mulle meeldib seda ikkagi vaadata. Vaataks korra, kes meil täna siis platsile jõudnud on. Praegu siis on meil number 61, mängija number 61 läheb väravasse, Laura Herne. Siis on meil seal järgmisena number 25, kes on siis Elina Liin. Siis tuleb number 99, Rita Kivi. Siis tuleb veel platsile number 11, Mailis Veiljan. Siis on meil lisaks number 4, Kyle Hartwell. Väravas on meil siis mängija number 10, Helena Liive. Lisaks on meil siin näha mängijad number 87, Darja Kolenkova. Lisaks on meil veel mängija number 3, kes on siis Marge Pent. Meil on ka mängija number 12, Karin Jõemets. Ja oli ka, kui ma nüüd valesti ei näinud, siis ma nägin ka 29 Eleri Naritsat väljakul. Nii, siis vaatame korraks veel kiiresti sädemängijad üle. Seda meil on siis teada, et väravas kohe vaatame, kes meil siin platsil on Säde poolt jõudnud. Vaatan, praegu ei ole väga numbreid näha. Nii, 39 on meil, kohe vaatame, või 32 kohe peab vaatama, kogunevad kokku. Äkki ma saan siin nii, number 13 tunneme ära, see on meil siis Merlin Griffin, meil on number 22, kes on Keili Helekivi, meil on siin ka, kes meil veel on, meil on 2 väravavahti, number siis 7 ja kes on Kailis Kalmus. Lisaks on meil ka teine väravavaht, keda ma küll nüüd ei näinud, aga tundub, et on Triinu Tuvike. Jah, tõesti, ongi Triinu Tuvike koha peal. Nii, meil on siin ka kindlasti veel teisi mängijaid. Kohe vaatleme siis mängu käigus, et kes meile ette jäävad. Mängijad on siis valmistuvad mänguks. Ma arvan, et tänane mäng on meil üsna kindlasti huvitav. Oleme tegelikult naiste hokiliigas juba lõpusirgel. Meil et mänge siin palju alles ei ole jäänud, et hetkel on kalendris meil kirjas veel 5 mängu, mis ilmeselt võib veel natuke muutuda ja nihkuda. Seda siis alati jooksvalt, nii nagu teate, anname teada, et kuidas need mängud siin üldse kujunevad. Nii, naiskonnad siis ühesõnaga kogunevad. Vaatame, kes meil siis on Säde pool veel on meil. Natuke kehvasti on minu nurga alt siin neid numbreid näha, aga ma vaatan, et tundub, et number 20 on meil seal, kes on siis Teele Randoja. Siis on meil number, kohe vaatame seal, keda meil veel näha on. Kahjuks ei ole mul rohkem praegu numbreid näha, eks me mängu käigus näeme, et kes meil siis mängivad reaalselt platsil. Vastavalt sellele ka siis reageerime. Ja käib siis jah selline vaikus nii-öelda platsil, et valmistutakse kindlasti hetkel on meil siis niimoodi, et Säde on tabelites meil, nagu nägite siin alguses, on kohal number 4, Wolverines on kohal number 7. Sädel on meil siis 9 mängu, millest võiti on 4, Wolverinesil on 7 mängu, millest võiti on 2. Nii, ja oleme avalitriks siis valmis. Meil on Kyle Hartwell ja kohe vaatame, avalitri läks meil siis Wolverineside poole ja tuli juba kohe meil väike mängupaus. Nii. Ja alustame uuesti. Ja nüüd on siis litter jõudis Säde kätte. Nii, Wolverinesid, Kyle Hartwell läheb järgi ja no mäng siis Sädel jälle. Mängija number Mahlale, Helen Mahla on meil ilmselt
kohe siin nurga peal. Kohe vaatame, meil on Mahla on siis jah 2 mängijad nimega Mahla, meil on number 377. Nii, ja natukene on seal sellist füüsikat ja esimene vise juba värava suunas. Liive ei lasknud aga seda läbi, ehk üks tõrje läks kirja. Nii, number 13 jälle tuleb vise värava suunas. Tõrjutakse. Nii, Wolverines on võtnud natukene kaitsepositsiooni. Säde võtab jälle litri, hoiab, domineerib seda natukene ja teeb veel kord uue vise. Nüüd suutis kaitse natuke seal eeltööd teha. Litter läks meil väravast mööda ja Wolverines siis rahustab mängu, viskab litri kaugele ja tuleb pikk litter. See tähendab siis seda, et alustame siis, jätkame mängu Wolverineside tsoonist ja vaatame, kuidas meil see siis on näha, et Säde näitas praegu alguses väga tugevat mängu ja väga tugevat rünnakut, aga Wolverines näitas ka tegelikult väga tugevat kaitset, et need visked ei läinud sinna kuhu vaja. Nii, ja litter on jälle siis Säde käes, võitsid litri, aga kaitse tegi oma töö ära, tublit Wolverineside kaitse. Nii, ja nüüd on jälle natuke füüsilist poolt meil siin ja läheb siin meil ka vahetus, et tuleb väljakule siis number 29 Wolverines Narits ja Säde viskab jälle värava suunas, aga kaitstakse või noh, tõrjutakse. Nii, nüüd oleme siis jõudnud tagasi kesktsooni. Meil on siin Wolverines Herne, 19 Säde Kozak, kes võitlesid praegu litri eest. Nii, ja jälle Säde võtab litri kätte ja jõuab sinna, söödab värava ette, kuid Wolverines jõudis vahele. Nii, litter on Wolverinesi käes, läheb kiirrünnakule, Säde jõuab kaitsta, võtab litri üle ja sellele läheb järgis number 19 Säde Kozak. Ja Wolverines ei anna aga nii kergelt järgi, läheb kiire, Kairiin Jõemäeks number 12 läheb siis sinna Säde värava poole, aga sealt 88 jõudis ette. Natukene on meil siis rohkem natuke füüsikat on siin näha, et siin on üsna füüsiline mäng kohe algusest peale. Kindlasti seal kuulda, et treenerid ka karjuvad, et rahu. Väga intensiivne, väga kiire mäng on kohe algusest peale. Nii, Säde, sööd number 11, läheb värava suunas ja viskab, läheb mööda. Aga sealt tuleb juba teine mängija, siis see on Säde mängija, ei jõudnud sellele järgi number, kohe vaatame, kes see numbriga on. Nii, värava ees on number 11, läheb siis 29 Wolverines, saab litri kätte. Ja võideldakse selle eest seal boardi ääres. Nii, litter, no ei ole sellist kindlat omanikku praegu sellel litril, et Säde võtab praegu enda kätte siis number 3 Mahla ja söödab number 61. Nii, litter tuli meil nüüd siis värava taha ja tsooni viga tundus, et või pika litriga, jah. Nii, meil on nüüd siis näha mäng jätkub siis Säde tsoonis, mis võib-olla annab, et kui Wolverines selle litri praegu võidab. Ei võitnud, aga litter ei saanud omanikku, Säde läheb järgi. Ja Wolverines ei anna aga seda nii kergelt. Nii, siin on siis number 99 Rita Kivi, proovib see kätte saada, kuid ei õnnestu. Nii, Wolverineside poolt ja Säde poolt on ikka tõeline kaklus praegu, väga tubli, ei anna nii kergelt alla, nii number 22, aga Wolverines Kyle Hardwell võtab litri enda kätte ja läheb rünnakule, väga tublisti manöördesse mööda aga läheb siis väravast mööda. Litter jõuab nüüd Säde kätte ja võtab number 22 Säde mängija. Proovib edasi sööta, kuid tundub, et Mailis Veil on number 11, kes siis mängib kaitses praegu, vasakus kaitses, jõuab praegu litrile esimesena järgi. Nii, Säde number 13. Litter viiakse, seal on Säde positsiooninud värava ees, aga kaitse praegu tubli Wolverines kaitseb väga tõsiselt ja tubli Säde proovib seda väravat väga teha. Nii, litter visatakse siis kaugele, pikk litter. Tähendab seda, et mäng viiakse siis sinna Wolverineside tsooni tagasi.
Säde pool on meil siis näha number 3 ja number 3 mahla, number 77 mahla. Kes on meil veel, natuke on kehvasti vahepeal neid numbreid näha. Eks ma tean, et seal on paljud, kes teavad mind, et kirjutage mulle, kui teie näete natuke paremini. Minul hetkel siis kõrvalekraani ei ole. Nii, number 4, Wolverines Hartwell. Litri eest kaitstega ei saada tsoonist välja, sädemängija number 13 võtab litri, läheb sinna kõrvale ja proovib värava suunas visata, kuid läheb mööda. Nii, mahla number 3 võtab litri kätte, aga läheb oma tsooni tagasi, kogub seal hoogu, söödab edasi ja võetakse siis hoog üles, näeme rünnakule ja värava suunas tehakse vise, kuid läheb järjekordselt praegu väravast mööda. Nii, number 13 võtab jälle litri enda kätte ja liter on üksi praegu Wolverineside tsoonis seal värava kõrval, aga jõuab Wolverines järgi. Nii, sööd praegu läks siis Wolverinesi mängijatest mööda, samuti läks ka sädemängijatest mööda. Jõudsime siis juba säde värava taha ja säde hoiab praegu litrid enda käes. Nii, number 77 mahla söödis edasi number 13 sädele ja jälle proovitakse, jäetakse liter taha, väga ilus niimoodi jäetakse litrid väga kenasti, kuid Wolverines jõudis ette. Ei lasta manööverdada täitsa vabalt, natukene on seal koperdust, pole midagi, käib asja juurde ja oleme siis Wolverineside tsoonis ja number 77 ja 99 ehk siis Kivi ja 99 on siis Wolverineside Kivi ja natuke tundub, et meil sai number 77 natuke vigastada, aga loodame, et mitte midagi hullusti, et äkki taastub kiiresti. Nii, oleme siis Wolverineside tsoonis, sööd läks meil siis praegu nüüd kesktsooni, nüüd oleme jõudnud juba sädetsooni, säde ei suutnud hoida seda, Wolverines tublisti surus litri välja, aga rünnak jälle värava suunas. Nüüd on aga tuleb ilmselt, ei tulnud vise, Wolverinesi kaitse jõudis ette. Nii, 88, kui ma õigesti vaatan, söödab siis edasi, söödetakse keskele, keskel on, söödab jälle tagasi ääre peale ja tehakse vise, kuid ei jõudnud sädemängija seda sealt keskelt värava suunas visata, vaid läks mööda. Seal on siis number 19 on praegu värava ees, nii et võime oodata, et seal tekib mingisugune väravamoment. Samas aga selliseid ohtliku situatsiooni veel praegu otseselt pole olnud näha. Wolverinesi kaitse tegelikult töötab väga hästi, et seda võib tõesti kiita, et nii, tuli jälle vise värava suunas, kuid kas läks mööda või tõrjuti. Tundub, et läks tõrjena kirja ja jõuame siis Wolverineside tsoonist välja. Nii, säde praegu siis hoiab litrit enda käes ja vilistatakse meil tsooni viga tundub. Nii. Ja liter jõuab siis säde kätte, number 22 ja teeb viske värava suunas, kuid tõrje. Väga, praegu oli palju liiglust seal värava ees, aga ei tulnud väravat sealt. Nii, Wolverinesi kaitse teeb oma tööd ja säde teeb 22 jälle värava suunas ja värav. See oli praegu neid situatsiooni, et mis varem meil olid, ei olnud nii ohtlikud ja tegelikult oli siin ka, tundus, et positsioonid olid õiged, lihtsalt praegu väravavaht ei näinud litrit. Nii et säde läheb siis juhtima seda mängu 1-0. Ehk värava tegija tundus oli meil number 22. Nii, oleme siis keskel tagasi. Ja mäng läheb edasi. Säde võidab litri, aga kaotab selle väga kiiresti juba Wolverinesidele. Reiljan number 11 söödab siis edasi, kuid ei jõudnud Wolverinesi mängijale sealt, vaid tegelikult kätte saab number 3
Mahla läheb siis, puisutab sealt värava tagant, nii, söödab keskele. Keskel ei jõudnud järgi number 22. Ja tuli jälle väike paus ja see oli siis pikk litter. Minnakse sädetsooni. Ja peaaegu oli Wolferinsidele, aga jõuab ikkagi säde jõuab litrini, tundub, aga Ritakivi ei anna seda nii kergelt. Number 99 hoiab litrit nende käes, sõidab sealt või uisutab sealt värava tagant ja viib edasi ja annab oma mängijale, aga säde, see oli praegu hea. See oli siin praegu, see läks praegu väga hästi. Nii, litter on säde käes, oleme sädetsoonis ja säde teeb praegu vahetust, vaatame, kuidas nendel see rünnak nüüd läheb. Oleme üsna tugevalt praegu surutakse sinna sädetsooni, vaatame, kas nad saavad, kui kergelt nad saavad praegu oma tsoonist välja, kas nad suudavad rünnakule või kaotavad litri vahepeal ära. Nii, number 13 püüab seda kätte saada, aga number 99 Kivi jõudis selleni, aga ikkagi mitte piisavalt kiirelt. Mis tähendab seda, et mänguga lähme tagasi sinna sädetsooni. Mis tähendab seda, et isegi kui praegu säde selle võidab, praegu Wolferins surus väga hästi sädele peale. Ehk tegelikult ei ole see nii kerge selle litri saamine sealt tsoonist ära, kui sul tuleb selline hea surve. Nii, ja litter on tegelikult Wolferinsi käes, vaatame, kas ei saanud seda hoida, säde jõudis vahele. Nii, number 77 Mahla läheb väga rünnakule väga kiiresti sealt ääre pealt ja söödab ilmselt keskele, aga Wolferins jõudis ette, pole midagi, läheb ise, teeb viske, tuleb tõrje. Kivi number 99 Wolferinsit saab kätte, säde võttis üle ja nüüd tuleks keskele, number 13 läheb ja värav. See praegu läks väga intensiivseks, seda oli väga huvitav praegu siit jälgida ja kindlasti nagu kuulda, säde on õnnelik, et värava tegija number 13. Seal oli praegu näha number 77 ja 13 mängis praegu väga kenasti kokku ja mängiti lõpuni. Ehk isegi kui see litter sealt reboundist tagasi tuli, siis säde ei andnud alla, vaid tegelikult mängis veel edasi ja vahetas oma positsiooni, et jõuab sinna värava ette tagasi ja proovitakse lihtsalt sinna värava suunas. Ehk seis on nüüd siis 2-0 ja mängu on meil alles siis veel umbes 9,5 minutit. Ei, vabandust, 9,5 minutit on mängitud. Nii, 77 säde. Vaatame, kas nad proovivad seda uuesti. Number 13 ei jõudnud praegu säde poolt sellele järgi, mis tähendab seda, et jõuab Wolferinside kätte. Wolferinsil on siis 87 ja number 12 praegu kaitsevad seda väga, ei taha litrit ära anda, aga säde annab survet. Säde tuleb iga nurga alt proovivad kätte saada, aga ei ole midagi. Wolferins viib oma tsoonist välja, selle tegelikult tegi praegu väga ilusti mängija number 12, Karin Jõemets, aga ta proovib uuesti. Teda häiritakse, surve ei ole kõige kergem ja säde jõudis ka vahele, aga Jõemets ei anna järgi. Ja nüüd söödetakse keskele, nüüd tuleb ilmselt Wolferinside poolt, proovivad värava suunas, kuid kaitse jõudis praegu ette. Ja nüüd läheb kiirrünnakule, mis tähendab, et tegelikult on 3-2 vastu, jõuab veel, aga tuli pikk litter. Nii, nüüd näeme siis, tuleb Wolferinside poolt vahetus, platsile tuleb number 3 Pent, number 4 Hartwell ja number 61 on Herne. Käib kohtunikuga säde poolt väike rääkimine, et mis seal siis reaalselt, et miks vilistati pikk litter. Nii, oleme siis sädetsoonis ja Wolferins, ei, sädele tuleb litter, aga pole midagi. Ei tehta seda väga kergestel. Mängija number 3 Pent proovib sinna kesktsooni, Wolferins kaitseb. 13 säde jõuab vahele, aga litter on nüüd hetkel vaba. Nüüd jõudis siis säde kätte, number 13 oli jälle värava suunas, ei suutnud teha, kaitse jõudis ette. Ja Wolferins mängija number 81, Herne, vabandust. Ja oleme siis Mailis Reinen jõudis number 11, Wolferins jõudis praegu litri järgi, võtab rahulikult, tal on seal 12, Jõemets, 4, Hartwell
võtab rahulikult, aga Säde ei anna seda nii kergelt. Läheb söötudele vahele. Nii, oleme Säde tsoonis, Hartwell Herne. Ja ei saanud sööta, võttis, Hartwell jõudis litrile ette. Vaatame, kas jõuab Herne sellele järgi. Jõudis, aga Säde number 88 ikkagi sai selle kätte ja jääb Säde kätte praegu see litter. Või ikkagi ei jää? Ikkagi, no peaaegu, siuke vahetab omanikku üsna kiiresti. Hästi tempukas mäng on meil tegelikult ja need esimene kolmandik on meil möödunud väga-väga kiiresti. Nii, number 11 Säde teeb värava suunas viske, ei jõudnud seda üksi teha, sinna jõudis kaitse ette ja samamoodi tegelikult oli väravavaht, nägi seda väga selgelt, suutis tõrjuda ja oleme jälle ees ja läheb mööda. Olime jälle värava ees, aga läks ikkagi tõesti mööda ja Säde, litter on endiselt Säde käes. Mis tähendab seda, et situatsioon ei ole veel läbi, olukord ei ole veel läbi, olukord jätkub ja nad proovivad nii kaua, kuni nende litter on ja mängitakse jälle. Jah, litter jõudis jälle väravani. Siin on jälle see, et ei anna alla nii kaua, kui lihtsalt proovida seda väravat teha. Nii kaua sul on reaalne võimalus ja tasus ära praegu. Nii. Ilmselt ei läinud väravana kirja ikkagi, sest et alustame seal Wolferinsi tsoonist, ehk tähendab seda, et ei olnudki värav. Aga Säde ei anna alla, nad proovivad edasi. Nii, oleme kesktsoonis, mängija number 27. Proovib seda kiiresti manööverdada, kuid Wolferins number 29 jõudis ette, Narits. Ja tuleb siis jälle litter vilistatakse pikaks. Väga hea mäng on olnud. Tegelikult on mõlemalt poolt näha väga tugevad, eriti Wolferinsi poolt tugevad kaitsed, Säde poolt tugevad rünnakud. Ja nii, Säde on siis, oleme Wolferinsi tsoonis, Sädel oli litter, proovisid värava suunas, kuid Wolferins jõudis vahele, 99 kivi. Natuke jääb ilma omanikuta praegu. Ja siis on meil number, seal Säde ja Wolferins mõlemad lähevad litri järgi, selle saab kätte number 3 maha ja mis jõuab siis jälle sinna 13 ja nüüd olid tõesti, kui litter nii kiiresti liigub ja jõuab niimoodi kiirete söötudega, siis seda on väga-väga raske näha. See oli kindlalt, see läks siis 3-0 värav ja see oli meil mängija number 13. Hea töö. Või 23, vabandust. 23, mitte 13. Nii. Nii, Wolferins sai litri kätte, number 3 pente, aga Säde jõudis ikkagi sellele praegu järgedena natukene, prooviti värava suunas visata, aga läks mööda. Ja kolmteist viskab jälle värava suunas, aga jõuab sinna värava taha. Võitlus käib. Wolferins sai litri praegu enda kätte, suunab edasi, suunab kesktsooni ja Säde jõuab ikkagi järgi. Röövib ära, Hartwell ei anna litrit nii kergelt ära, aga ikkagi Säde jõudis praegu ette. Ja Hartwell number 4 sai ja on litri värava ette, kuid ei saanud väravat, kuid sealt tuli tõrje ilmselt kirja. Nii, number 77 Mahla, number 12 on nüüd Wolferinside Jõemets, proovib litrit endale omandada. Nii, 38, vaatame siis 77. Säde, kui on jälle litter, suunatakse sinna keskele, aga litter jõuabki Wolferinside kätte. Nii. Ja oleme jälle seal värava ees ja läks tõrjene kätte, ilmselt ei ületanud liini.
nii, mängu on meil siis alles 37 sekundit ehk 14.23 on esimest kolmandikku mängitud ja kuna see läks kirja, siis tõrjena väravavaht peatas litri, oleme siis Wolferinside tsoonis. nii, vaatame siit, meil on säde kätte jõudis praegu liter ja suunab kohe värava suunas ehk sinna keskele värava ette, aga sealt ei jõudnud number 19, seda ei jõudnud nii kiiresti reageerida, aga oleme ikkagi Wolferinside värava ees ja otse praegu läks väravavahile sülle. nii, alustame jälle Wolferinside tsoonist, liter jõudis Wolferinsidele ja nüüd jõudis sädele, säde jälle hoiab litrit ja nüüd viiakse siis värava taha, proovitakse sealt ilmselt leida see õige koht, ei anta seda nii kergelt ja number 12 kaitseb Wolferinside oma seda väravat. nii, nüüd on meil siis mängitakse seal tsooni. No nii, meil tuli ilmselt 2 minutit. Hookingu eest tuli meil 2 minutit karistust. See tuli nüüd siis, vaatame kohe, et kes... See tuleb siis sädemängijale number... Randoja 20. Ahah. Ei tulnud. Jah, õige, meil on mängu alles jäänud nii vähe, et sellepärast jah, meil siin praegu ilmselt mingisugune kellaga, aga tõesti lasti praegu lihtsalt kella lõpuni viia. Ehk minu info kohaselt peaks meil olema mäng 3-0, aga meil siin tabloo näitab 2-0, aga eks see siin selgub. Vaatame kohtunikud. Jah, väljakult räägitakse ka, et 3-0 peaks olema. Aga esimene paus on meil siis lühike, mis tähendab seda, et mängijad lihtsalt teevad korraks sellise kogunemise, korraks räägitakse kõik läbi. Mäng on olnud väga põnev vaadata, hästi tempokas, kiire, hea mäng. Mõlemad naiskonnad on tugevad, leiavad võimalusi, leiavad erinevaid olukordasid. Värava viskeid on tulnud meil Wolferinside väravasse hulgaliselt rohkem, aga sellegi poolest on väravaht teinud suurepärast tööd, neid kaitsud. Sisse on nendest läinud ainult 3 tükki, seis on meil siis 3-0. Väravasse läheb meil Wolferinside pool siis number 22 praegu. Vahetame ka pooled siis ära. Ehk nüüd Wolferins nii, vaatame siis minu arusaamise järgi praegu anti sädemängijale 2 minutit hookingu eest, vähemalt kohtunik nii näitas ja seda oli ka kuulda, aga ilmselt siin oli mängu kella lõpuni, et tõenäoliselt alustab säde siis alakaaluga. Aga vaatame, praegu tabloo läks meil korraks tühjaks meil siin, eks ma siin jooksvalt annan infot seda, mida ma tean. Nii, ilmselt alustame me jah, tõesti siis Wolferinsi ülekaaluga, mis võib lõppeda reaalselt väravaga, et Wolferinsil ei ole veel päris sellist sujuvat rünnakut veel olnud, kuid kiirrünnakuid on olnud ja ka viskeid värava suunas. Et liter on jõudnud täitsa sinna säde värava ette. Nüüd, kui me jõuame ülekaalu, et kui nüüd Wolferins leiab sellise hea nii-öelda viisiku, kellega praegu seda ülekaalu mängida, ma arvan, et siin on reaalne võimalus, et varsti on siis meil siis 3-1. Kui nüüd, ma aga kinnitan üle, ma vaatan, et väga tihedalt kohtunikud ja platsitöötajad suhtlevad omavahel, et ilmselt selgitatakse seal praegu
et mis ja kuidas ja mida. Tavaliselt see paus nii pikk ei ole ehk tegelikult on see esimene paus meil üsna kiire. Ilmselt siin lihtsalt jah, ootame praegu selgust ja siis lähme ja pärast siis teist kolmandikku tuleb meil see pikem paus. Selle pausi ajal on meil jälle meie hea kommentaatori kolleeg Margus on jälle trennis käinud. Jälle on meil trenni videod oodata. Ma tean, et me saime tagasisidet, et juba oodatud, kas nüüd seekord tuleb ka, nii et on täitsa tulemas, nii et võite seda oodata see tähendab teise pausi ajal. Nii kaua me siis saab siin näha, et mis siin käib. Meeleolu on igatipidi meil siin väga hea, lehvitavad ja nii. Nonii, ilmselt midagi hakkab toimuma, minnakse nüüd platsile. Väravavahid võtavad oma positsioonid, nii nagu ma ütlesin, et vahetavad siis pooli. Vaatame, meil on siis Wolferinside pool 99 Kivi, 12 Jõemets, Bent number 3, kes meil veel oli seal, number 4 Hartwell ja number 29, vist on meil äkki, ma vaatan, kas on 29, kohe vaatame, kes meil on siis 29, Narits peaks olema, nii, Sade poolt on siis number 11, kes on Kaasik, meil on number 88, kes on Hollo, väravas on meil Triinu Tuvike, number 1-ga. Ja siis on meil keskel on, kui ma õigesti näen, peaks olema siis number, vist ei näe õigesti, ma olegi kindel, kas ta on ilmselt 13, Griffin tundub olevat, aga ei ole, number 19, Kosak on ründaja. Ja number 3, Mahla. Nii, siin on meie siis praegused viisikud. Jah, nii nagu ma ütlesin, karistus 2 minutit on Sädele tõesti kinnitatud, ehk Säde läheb mängima praegu alakaalu 2 minutit Sädele. Ja Wolferins võidab litri, mis tähendab seda, et nüüd on see reaalne võimalus, vaatame. Nii, tehti sööt, aga Wolferins ei jõudnud selle kätte, aga läheb värava suunas, teine Tuvike läks ilmselt tõrjuna kirja ja Säde võtab praegu, proovib litrit eemal hoida Wolferinsidest, aga Hartwell jõuab praegu järgi, samuti jõuab 29 Narit sellele, söödetakse siis kaitsele tagasi ja visatakse tuli siis praegu pikk litter, viiakse siis Wolferinside tsooni tagasi, aga kui nad sellega võidavad, oli see praegu üsna palju huvitav vaadata, et üldse Wolferins ei võib-olla leidnud seda neid oma positsioone veel, aga nad olid täitsa tublid. Nii, Säde võidab litri, 3 Mahla läheb Säde poolt järgi, nii, ja hoiatakse endiselt Kaasik, number 11, aga number 3, Wolferins Bent, söödab värava ette, kuid Kosak, Säde mängija, nii, Kyle Hartwell saab Wolferi, nüüd lähme rünnakul, nüüd on väga selline stiilne ilus, nii, vaatame, kas nad kaotavad litri praegu Wolferins, ei, nii, number, seal on üsna tegelikult palju, seal on 4 mängijat praegu, 5 mängijat, jõuab liter Säde värava ette, kuid seal ei ole Wolferinsi mängijad, Säde võtab litri enda valdusesse, aga Hartwell jõuab jälle litrini, oleme siin boardis praegu kaklotse ja Hartwell reageerib kohe, võtab litri enda kätte. Hollo korraks keeras selja ja Hartwell läheb värava ette ja viskab, aga ei saanud praegu kaitsest edasi. Oleme siis Säde värava taga, litter on Wolferinsidel, kes viskab ka jälle värava ette, seal on 29. Narits praegu ei jõudnud järgi, Säde jõudis praegu ette. Nii,
näeme praegu väga kiiret rünnakut ehk alakaal on meil alles jäänud ainult 8 sekundit, mis tähendab seda, et kohe on alakaal lõppenud ja meie mäng ei ole enam Wolferinsi tsoonis. Oleme kesktsooni, sealt läheb Wolferins rünnakusse, number 12, 22, ja proovitakse värava suunas, kuid ei jõua, väravvaht jõuab vahele. 29, vabandust, mitte 22. Nii, oleme jälle Wolferinsidel, Wolferins, Kairiini Jõemets, number 12, proovib visata värava suunas, läheb mööda, aga vaatame, kas kivi number 90 jõuab järgi, ei jõudnud kivi, aga kivi tegi tublit kaitsetööd ja Jõemets number 12 saab jälle litri kätte, suunab keskele, tsooni viga tundus olevat. Nii, naiskonnad teevad mõlemad vahetused, mis on arusaadav, tegelikult mõlemad mängisid tublit 2,5 minutit praegu. Ülekaalu nendest oli siis meil esimesed 2 minutit. Nonii. Säde võidab praegu litri. Jõuab number 11, Reiljan, Wolferins, kaitseb. Reiljan on litrit, söödab edasi 87, aga ei saanud kätte. Ja pikk liter. Seis on meil siis endiselt 3-0. Seal oli reaalne võimalus, et oleks ka 4-0, aga ühte väravat, mis tundus siit poolt vaadates kui värav, aga seda siis reaalsuses ei olnud. Nii, Wolferinside tsoonist minnakse mängu tagasi ja Säde hoiab praegu litrit enda käes, söödab. Wolferinsi proovivad sinna vahele jõuda, aga Säde praegu hoiab, suunatakse värava suunas, ei olnud päris vise. Ja liter viiakse tsoonist välja. Säde mängija number 3, Mahla praegu jõuab litrile järgi. Viskab selle lootuses, et talle tuleb Säde mängija vastu ja tuligi. Ja Wolferins aga nüüd jõudis vahele. Number 25 praegu püüdis selle kätte, söötis edasi. Säde püüdis vahepeal kinni. Ja oleme jälle Wolferinside tsoonis. Säde hoiab, suunab värava juurde või see on värava keskele, aga ei tulnud väravat. Ei tulnud ilmselt isegi viskele praegu kirja. Wolferins kaitseb, 87, ei jõua järgi. Säde on jälle, liter on Säde käes ja oleme number 13 on seal värava ees. Säde mängija aga kaotab litri korraks, sellele jõuab aga ikkagi Säde mängija veel. Wolferinsi viskab siis edasi, vaatame, kas tuleb pikk liter. Hardwell proovib, läheb räägida, ei tulnud pikka litri, Hardwell see kätte. Proovib visata, kuid läheb väravast mööda, aga praegu see oli väga tubli näide Hardwelli kiirusest, et ta läks ikkagi palju kiiremini teistest, et jõudis ette. Nii, Säde tuleb keskelt, proovib rünnakule minna, aga kaotab litri Wolferinside number 87. Seal on 11, 87 siis Wolferinside pool ja 77 ja 13 on Säde poolt. Ja visatakse siis sinna Wolferinside värava taha, selle saab kätte Säde mängija. Võtab üle Wolferins, viskab mööda boardit edasi, number 12 Jõemets proovib keskelt sööta, aga seal ei olnud kedagi, ei ole midagi, tuli ikkagi 87, ei jäänud üksi. Ja me oleme seal Säde värava juures, värava taga. Vaatame, number 28 läheb praegu Wolferinside poolt, aga Säde püüab litri enda kätte ja läheb rünnakusse. Siin on praegu kaitse ja Wolferinside kaitse on täitsa olemas, ei ole siin otseselt midagi väga ohtlikku, kui kaitse toimib, ei ole hullu midagi. Jaa, Säde hoiab praegu, rahustab mängu, mõtleb, hoiab enda käes ja tahab värava tagant sööta ja söötiski värava tagant, nii. Nüüd vaatame, Säde võtab positsiooni värava ees, seal keskel hoiab kohta, aga kaotas korraks litrile ehk mööda sööt tuli, pole midagi. Wolferins jõudis küll vahele, aga Säde võttis jälle. Ja nüüd lähme jälle Wolferins kiirrünnak siis jälle Säde suunas, sealt tuleb kaitse ette, proovib seal mööda manööverdada, õnnestus tublisti, kuid ei jõudnud sinna, läks natuke hiljaks, et tuli sealt värava tagant. Nii, number 99 Wolferins kivi püüab kätte ja viib sinna oma värava taha, aga Säde mängija tuleb talle järgi. Nad tahavad hoida seda praegu tsoonis ja saigi endale kätte. Nii, keskelt tuleb, oli Säde mängija, kuid ei saanud.
ei saanud visatud. Säde mängib edasi, hoiab litrit enda käes, number 11 Baasik, viib keskele, Aleksejeva Säde poolt võtab selle siis kätte praegu, hoiab praegu enda käes, söödab keskele, Wolverines jõuab vahele, kaitse, number 87 võtab siis litri üle, ei saa, vaatame, kes võidab, siit tuleb siit võidukana välja. Nii, Jõemets number 12 ja läheb väga tublisti praegu positsioonis, oli väga hästi, nüüd läheb värava suunas, vaatame, kas jõuab otse Tuvikesele sülle. Aga rünnak oli praegu ilus, ta oli väga õige koha peal, praktiliselt üksi väravavahi vastu ja tegelikult oli selles mõttes, et siin seekord oli Tuvike ehk väravaht, seda väravaht oli meil tugevam, ehk suutis kaitsta, kuigi rünnak oli väga ilus. Nii, Wolverines võidab, läheb sinna, litter on keskel, aga Säde jõuab vahele, nüüd Säde läheb nüüd rünnakule tagasi. Wolverineside kaitse aga seal ja peatavad rünnaku kohe juba seal enne sinist joont. Aga Säde proovib uuesti, number 22. Läheb keskele, viskab värava suunas, tõrjub, nüüd tuleb rebound, vaatame, kas Säde saab selle endale kätte, Säde mängijad on endiselt värava ees, seal on 2 tükki, oli isegi, et seal oleks olnud reaalne oht, et sealt reboundist oleks Säde võinud veel uuesti proovida, aga ei ole midagi. Wolverines viskab kaugele Hartwell number 4 ja läheb järgi, vaatame, jõuad. Oli korras. Nii, tuleb keskele number 25, ei saanud kätte, vaatame, 99 Rita Kivi suunab jälle värava suunas ja läheb praegu mööda väravast, aga see oli jälle, seal oleks olnud reaalne võimalus. Nii, läheb, litter on praegu Säde käes, ilmselt läheb praegu kiiresti rünnakule tagasi. Jah, nii, Aleksejeva, aga number 99 Wolverines praegu blokeerib Aleksejevat, oleme siis nurgas, Wolverineside värava taga, vaatame, mis, nii, number 11 Reiljan proovib kaitsta, Säde on ees ja tehakse väravas, väga lähedalt praegu, väga lähedalt läks, aga mööda, ikkagi mööda, ei olnud värav, mäng läheb edasi. Säde saab endale kätte, Aleksejeva jälle saab enda kätte, viskab, proovib sööta number 23-le, aga läheb mööda, pole midagi, 66 proovitakse, jälle ollakse värava ees, väravavaht püüab litri kinni ja peatab mängu. Säde teeb praegu väravavahtide vahetuse, Kalmus läheb siis Tuviki asemele ja mõlemad naiskonnad siis vahetavad. Praegu on meil näidanud väga ilusat mängu Wolverineside poolt tegelikult nii Hartwell number 4 kui ka Kairin Jõemets number 12. Säde poolt uskumatult ilusat mängu on näidanud tegelikult terve naiskond, et siin on olnud suurepärane meeskonnatöö ja otse vahetati ja tuli ise värava suunas, tõrjus. Et tegelikult Säde mäng on olnud hästi tasakaalus sellega, et nad mängivad stabiilselt ehk nii-öelda kogu aeg leiavad õiget kohti, suudavad hästi litrit hoida, läheb jälle värava suunas ise, kuid praegu läheb mööda. Wolverinesil on litter. Hollo number 88 proovis kätte saada, aga ei jõudnud, aga nüüd läheb siis Mahla number 3. Säde poolt võtab siis litri enda kätte. Nii. Wolverines aga tuleb juba rünnakule tagasi, loodavad selle litri enda kätte saada, kaitse praegu hoiab positsiooni. Wolverinesil on kindel tahe seda väravat saada ja Jõemets number 12 proovib sööta, Hernel number 61, korraks on litter ilma omanikuta, aga ma olen Wolverinesid tsoonist, Jõemets number 12 saab selle kätte. Nii, 77 läheb agressiivselt väravale järgi ja tahavad seda veel, nad tahavad suurendada seda vahet, et kindlustada enda võitudena. Hollo 88 ja täpselt praegu läks Wolverinesi kaitsele sülle, number 87 läheb siis rünnakule koos number 61 Wolverinesi, 29 keskel, aga ei teha seda väga lihtsaks nendele praegu, Säde ei tee neil seda kerges, vaatame, läkski mööda ja tuligi värava, tegidki selle rünnaku, suunasid litrid õiges suunas ja lihtsalt viskab värava suunas ja väravaht ei jõudnud praegu, ei näinud seda litrit. See tähendab seda, et seis läheb meil siis 3-1, põnevaks läheb. Säde kindlasti mängib väga tugevalt. Nad ei taha anda Wolverinesile mitte ühtegi väravat
ja praegu see värav tegelikult tuli ja tuligi ära, et Wolverines hoidis praegu väga kolmekesi, läksid kenasti rünnakule ja tegelikult visati üsna kaugelt, aga seekord siis läks sisse. Ma arvan, et Sädele annab see sellise väikse boosti, nemad tahavad nüüd kindlasti seda 4. väravat. Nii, Litter jõuab Wolverinesideni, söödab edasi, kui ta ei jõua kätte, Aleksejeva Säde poolt saab selle endale kätte ja söödab edasi, aga seal oli number 25, Wolverines oli ees, samamoodi oli number 12. Nii, ja mängupaus. See oli siis tsooni viga praegu. Ei olnud tsooni viga, vabandust. Peab tagantjärgi vaatama, mis seal täpsemalt juhtus, minul praegu läks mööda. Aga alustame Wolverinesite tsoonist. Nii, Wolverines saab Litteri enda kätte, number 12, viskab, aga seal on gaasik number 11, Säde poolt kohe vastus juba ootab ja viskab värava suunas, läheb mööda, läheb vastu posti, aga Säde hoiab Litterit endiselt enda käes, Kivi ei taha seda enam edasi lubada, lükkab oma jalaga seda Litterit edasi. Nii, number 88 ilmselt Kollo on seal, number nii, Aleksejeva võtab keskelt ja läheb jälle, nii, nüüd läheb jälle. Hartwell number 4 läheb värava suunas, vaatame, kas talle jõuavad naiskonna kaaslased järgi, praegu viskas värava suunas, tuli tõrje. Wolverines number 12, püüab Litteri kätte, lükkab jalaga, proovivad siis seda kesktoonis, need võitlevad, et kummale poole lähevad, Säde võtab gaasik number 11, jättis praegu Litteri natukene Jõemetsale number 12, kes läheb, kohe ründab Säde suunas, nii Säde värava juurde läheb, sinna värava tagant, ei jõua talle Säde järgi, väga kiiresti, väga ilusti manööver, 25 on värava ees, vaatame, kas ta söödab talle, vabandust, keskel veel on isegi seal veel mängijad, on 3 tükki praegu oli Wolverines värava ees, hopsti, väike kukkumine, vaatame, mängivad edasi, Säde praegu läheb üksi vastu värava vahti, vaatame, kes võidukaks jääb ja väravavahi tõrje. Säde proovib aga uuesti, nii, rebound jäi praegu lahtiseks, Säde püüab selle enda kätte, söödab siis uuesti, proovitakse jälle värava suunas, seekord läks mööda. Nii, oleme siis Wolverinesi tsoonis, mäng käib väga survestab Säde praegu Wolverinesidele, et proovivad väga sinna väravasse saada, nad tahavad kindlustada seda enda võitudena. Nii, Aleksejeva, Säde ja viskab jälle, tuleb rebound, selle saab kätte Säde, aga tal ei ole kellegi, kellele sööta, Wolverines jõuab vahele ja Litter on nende oma. Nii, söödetakse praegu Litter niimoodi, et sellel ei ole kindlalt nii, mis nüüd juhtus, oli, kuna tegemist oli pika Litteriga, number 4 proovis, oli seal, number 4 peab nüüd tagasi tulema. Ehk kui pikk Litter visatakse, siis vahetust ei tohi teha. Nii, korraks vaatame, mida kohtunikud seal räägivad. Tuleb väike paus. 3 time out tuli siis Sädele ilmselt. Praegu siis 30 sekundit mõtlevad, mida nad teevad. Ilmselt koguvad kokku, korraks puhatakse. Huviga kuulan, mida siis Säde poolt räägitakse. Nii, time out on läbi. Seis jätkub siis 3-1 Sädele, aga Säde oli see, kes praegu kindlasti time out'i tahtis ja praegu lähevad väga kindlalt neid väravaid juurde tooma. 11:38 on seda teist kolmandikku mängitud ja mäng jätkub Wolverineside tsoonist. Nii, Litter Säde kätte võtab keskele, Wolverines tuleb aga kaitseb vahele, ei ole midagi, peab number 88 ja Säde peavad natuke
taganema oma tsooni tagasi, aga ei ole midagi, aga Wolverines jõuab litrile vahele. Sädelt 22, Wolverines'i 29 kaklevad seal on kesktsoonis, proovivad, nüüd on siis 20, vaatame Säde poolt 23 on litril praegu litriga. Nii, Säde 66 läheb kõigepealt litrile järgi, seal kaitseb number 61 Wolverines. Või 22 on, võtab siis Säde. Nii, Säde paneb keskele, aga sealt ette jõudis hoopis Wolverines number 61 kaitse. Ja oleme jälle Wolverineside värava ees, aga seekord oli nii, number 3, number 12 lähevad rünnakule 88, aga jõudis Säde poolt ette ja praegu peatab selle rünnaku. Aga pole midagi, oleme uuesti 29, 61. Nad ei taha, Wolverines tahab hoida seda litrit praegu siin tsoonis. Säde kaitseb tugevalt. Viiakse kesktsooni. Ja jõuab siis Wolverinesideni. Ei ole midagi, läheb mööda 61, ei saanud seda praegu kätte, kaotab siis 23, Säde võtab selle kätte. Säde teeb praegu vahetuse. Vassil jah, Säde praegu söötis edasi Mahlale, number 3, 12 võttis, aga kaitses selle oma tsoonis selle kätte ja lihtsalt praegu läheb edasi. Proovib manöörida sealt üksi mööda, kahjuks ei jõudnud, aga number 3 oli tal ootel taga. Litter püsib praegu Wolverinesi käes. Jõemets number 12. Proovib selle keskele sööta, aga ei lasta tal seda litrit läbi. Säde võtab litri enda kätte number 13, söödab edasi. Ja 77 Mahla. Nii, suunab siis litrit praegu värava suunas. Tõrje. Väga kindel. Väga soliidne tõrje. Aga 27 Alekseva proovib praegu kätte, 81 Wolverines proovib praegu kiirrünnakut üksi, aga ei jõudnud, ei saanud Sädest mööda. Nii, viisati praegu litter kesktsooni ilma omanikuta, tehakse vahetust, aga ohtlikult on Säde nüüd jälle hoiab litrit Wolverinesi tsoonis. Seal on 27 ei jõudnud litri järgi. Nii, Kyle Hartwell number 4. Söödab kesktsoonis Alekseva. Suunab, aga läheb väravast mööda, aga proovib vähemalt visata, ei kaota litrit, jääb endiselt Säde kätte. Suunatakse jälle sinna kesktsooni, aga seal jälle Hartwell jõuab nüüd ette. Nii, Hartwellil on nüüd reaalne võimalus, kui ta nüüd manöörida sealt teistest proovib kaitsta, aga ei saa. Ja viskab värava suunas, läheb mööda, pole midagi, läheb ise litrile järgi, seal number 11 Kaasik proovib talle järgi, aga litter on praegu, jõudis siis Sädeni ja nii läkski meil siis teine kolmandik. Tuli meil siis üks värav juurde, see värav oli Wolverinesi poolt tehtud. Aga ütleme nii, et väga hea mäng on, väga tempokas. Palju söötusid on näha, on näha energiat, on näha tegelikult väsimust, ei ole näha, mis on positiivne. Ja teevad, väravahid teevad mõlemad pidi head tööd. Et tegelikult on igati pidi nauditav mäng praegu, mul on väga lõbus. Ma ei jõua isegi oma mõttele järgi, mäng läheb nii kiiresti, et ma ei jõua isegi rääkida enam, et mis meil siin toimub. Aga 3-1, nüüd on siuke pikem paus ja mina teen ka väikse pausi, aga teie saate nii kaua vaadata siis trenni videot ja ma pärast, kui ma tagasi kolmandiku juurde tuleme, siis ma pärast ütlen, et kelle trennis meie Margus Leet siis seekord filmis, aga nii kaua siis proovige ise vaadata ja arvata, et huvitav, kelle trenniga tegu on. Nii, aga lähme siis pausile, tuleme umbes 10 minuti pärast tagasi.
It's better than nothing, shawty. I come from the bottom, partner. I've been through the struggle. I get it straight from the mud, the water dirty and black. When they don't show me no love, that still ain't holding me back. This for my hustlers, my fighters, my grinders every day. This for my mama, my papa, my grandmama. Okay, I'm back to it, trying to make it happen. No matter the situation, no matter my limitations, I'm never intimidated. Go hard or go home, sucker. You quit or you fall, sucker. You bend or you break, either you weak or you bold, sucker. Whether you win or lose, back on the rope, sucker. All you gotta do is keep your faith and your hope, sucker. I got a lot on my plate, but that don't stop me from pushing. I got a lot on my mind, but that don't stop me from pushing. I got a lot on my plate, but that don't stop me from pushing. I got a lot on my mind, but that don't stop me from pushing. I'm in the air, I always win. I never fail, can you feel the wind? I'm in the air, I always win. I never fail, can you feel the wind? 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 Can you feel the wind?
tsooni viga paitsi. Se tsoon on niin. Tere ja tere tulemast tagasi Wolverines Säde mängule Tondiraba jäähallis. Meil on hästi põnev mäng, seis on 3-1 ja täna me oleme näinud väga tugevat kahte naiskonda, keda on olnud, seda mängu on hästi lõbus vaadata, ma ei suuda isegi paigal püsida, kui ma seda siin jälgin et mul on siin väga lõbus, mul on hea meel näha neid naisi sellises nagu ma ütleks, et isegi see mäng võib-olla on mul üks selle hooaja lemmikuid, et seda on olnud tõesti ilus jälgida ja jõuab, läheb hoogu. Mäng läheb nii kiiresti, et ma isegi ei jõua kommenteerida. Nii, kohtinuku vile oli kindlasti ka teile sinna kuulda, mis tähendab seda, et oleme kohe alustamas kolmandikuga. Nii, kes meil siis ära arvas, kelle trennis Margus on meil käinud, kust me saime ilusat materjali. Tegemist siis oli tõepoolest Säde trenniga. Säde on meil siis Tartu naiskond ja neid võõrustab täna Tallinna Tondiraba jäähallis Wolverines. Ja kolmas kolmandik on alanud, Litter jõuab küll Säde tsooni, aga Säde võtab selle üle kontrolli, hoiab seda rahulikult ja läheb rünnakule number 88, aga kaotab selle kohe number 61, Wolverines võtab selle, kohe peatab selle rünnaku, et ei jõuaks enam kaugemale. Aga Säde hoiab Litterit enda käes, number 77 Mahla, söödab keskele, number 13 Griffin, kes viskab värava suunas. 26 sekundit on mängitud esimest kolmandikku ja juba Säde poolt esimene vise värava suunas. See tähendab seda, et Wolverineside väravavaht küll tõrjub selle, aga peab olema praegu Wolverines tipptasemel, et reageerida sellistele kiirrünnakutele, et kaitse oleks õiges kohas ja jõuaks reageerida, kui selline kiirrünnak tuleb. Nii, oleme siis, jätkame mängu Wolverineside tsoonist, Säde võtab üle, aga Säde viskab praegu, proovis sinna nurka visata, aga seal ei olnud kedagi vastu võtmas, sellegipoolest Säde sai selle kätte, aga Wolverines jõudis ka Litterile järgi, mis tähendab seda, et seda nüüd selle eest võideldakse. Wolverinesi tsoonis, Wolverines viskab siis seda edasi, sealt vaatame, võtab keskelt, Kairi Niiemeks väga tublit, ta on hea mängija. Number 4 Hartwell ei saa seda endale kätte, kaotab küll sellest praegu Sädele, aga sellegi poolest proovib veel seda enda kätte saada. Number 61 Wolverines praegu seda võttis ja Litter on tema käes. Nii, number 4 Hartwell viskab praegu sinna keskele. Jõemets 12 proovib kätte saada. Vaatame, kas kelle kätte reaalselt see praegu jõuab. Number 99 Kivi. Ja väike paus, vahetus, tsooni viga. No lihtsalt suurepäraselt põnev mäng. Tegelikult see 3-1 seis ei ütle praegu mitte midagi, sellepärast et 3-0, need 3 esimest väravat tulid esimeses kolmandikus. Nii, Säde võttis praegu, ehk siis 3 väravat tulid esimeses kolmandikus, mis tähendab seda, et selle 1-0, teises kolmandikus oli siis 1-0 väravate arv ja selle ühe värava tegi siis Wolverineside naiskond, mis tähendab seda, et ei ole üldse ebareaalne, et Wolverines ka need 2 väravat siit veel teeb ja Säde tundub, et teab seda väga-väga hästi. Nii, number 23 läheb järgi, Jõemets number 12 jõuab aga sellele, läheb kohe ka kaitsepositsioonile, sealt Wolverines kaitse võtab üle, annab Litteri edasi ja minnakse, Wolverines võtab üle hoogu, läheb rünnakule, läheb siis sinna värava suunas ja viib keskele ja võtab ja tõrjutud. Nagu ma ütlesin, ei ole üldse ebareaalne, et Wolverines praegu need 2 väravat ära teeb ja Sädel on tõesti seda näha, et nemad tahavad neid väravaid juurde ja kindlustada oma võitu. Ja siin koha peal vaatame, siis läheb nüüd Hartwell kindlasti tahab võita seda Litterit, kes söödab siis sinna keskele, aga ei saanud. Säde võtab enda kätte, aga me ei saa tsoonist välja ja Kairi Niiemets number 12 peatab selle ja viiakse, suunatakse praegu, Hartwell praegu proovis seda suunata, aga tõrjut tuli rebound, pole midagi, Säde jõudis Litterile vahele, mis tähendab seda, et Säde läheb praegu väga kiiresti rünnakule edasi. Tuli väike takistus, Wolverines jõudis vahele
ja siis visatakse liter nurka, Wolferinside nurka, millel läheb siis Griffin number 13. Suunab keskele, läheb mööda, praegu läks liter kesktsooni, sellele jõuab järgi küll säde, aga mitte üksi. Seal on Wolferinside ründajad on seal kohe ees, 77 maha, söödab edasi number 13 saab selle kätte Griffin ja läheb värava suunas. Jõemets kaitsena 12 oli kohe kohal ja kohe reageerib, kohe läheb rünnakule vastu. Säde ei anna aga alla, ei lase sellel rünnakul toimuna nii kergelt. Hartwell number 4 võtab selle enda kätte, söödab keskele, Griffin saab selle kätte. Ja nüüd lähme jälle tagasi. Ja nüüd tuleb 77 mahla, on praktiliselt üksi koos värava vahiga, vaatame, kas teised jõuavad järgi. Jõemets number 12 jõudis kiiresti järgi, aga säde on veel keskel ja suunab ilusti sealt keskelt värava eest praegu väravasse. 4-1 säde tahab täna võita. Wolferins kindlasti ei taha täna ka kaotada, mis tähendab seda, et Wolferins kindlasti praegu alla ei anna. Nad ei tohiks alla anda. Neil on väga-väga reaalne veel võimalus sinna jõuda, neil on veel 12 minutit, natuke vähem kui 12 minutit jäänud seda viimast kolmandikku. Aga siin käib üsna selline ping-pong, ütleks selle praegu litriga, et me lähme praegu tsoonist tsooni ja me lähme praegu edasi-tagasi. Et siin ei ole sellist kindlat naiskonda, kes domineeriks litrit. Kuigi mulle natuke tundub, et sädel on ilmselt liter natukene rohkem, eriti vaadates esimest kolmandikku, praegu läks jälle värava suunas, aga läks mööda. Et sädel on natukene kauem olnud, on hoidnud seda litrit enda käes. Aga Wolferins ei lase seda teha neil kergelt ka, et nad lähevad ikka vahele, lähevad ka söötudele vahele, samamoodi teeb säde ka. Nii, suunatakse jälle värava keskele, aga ei saa, läheb siis mööda äärt, suunatakse edasi. Säde number 3 mahla püüab kinni, hoiab litrit käes, söödab edasi, sööd keskele. Minnakse siis ääre peale, mahla number 3 läheb värava ette, number 19 läheb sinna ka. Väike kaitse rebound, säde liter jõuab jälle säde kätte tagasi, nii mööda boardi, säde läheb praegu litrile järgi, aga jõuame tsoonist välja, nii, siin tuleb mõlemal naiskonnal vahetus ja säde hoiab praegu litrit, söödab kesktsooni, Hartwell proovis sinna vahele minna, jõudnud, 87 hoiab ja nüüd jõuame jälle säde tsooni tagasi. Säde värava vahil tasub kindlasti, ei ole see väga kerge, et ta peab ikkagi väga aktiivselt litri silma peale hoidma, sellepärast et Wolferins võib sinna vahele jõuda ja selle litri väga kiiresti enda kätte saada. Aga seekord ei läinud nii, tuleb rünnak siis praegu väga stabiilselt, keskelt tuleb rünnak, 23 proovib suunata, läheb värava suunas ja liter on lahti, väga ohtlik rebound praegu ja praegu vaatame, siin on tõesti praegu käib kaklus või võitlus, no mitte päris kaklus, aga võitlus käib praegu, aga olukord on lahendatud, jõuame kesktsooni tagasi, säde proovib uuesti. Nüüd tuli väike litri kaotus, mängija number 11 jõuab praegu sinna vahele Wolferinside poolest ja proovib siis edasi sööta, aga see jõuab praegu sädele tagasi. Ja Wolferins saab endase kätte, ei saanud, uisutas mööda ja nüüd oleme jälle Alekseva proovib siis värava suunas, aga kaitse on ees. Maskis oli nii säde kui ka Wolferins. Aga ei tulnud seal praegu seda väravat, ei tulnud ka ilmselt viset. Nii, number 13 proovib kätte saada, aga Hartwell saab endale, proovib seda litrit hoida, praegu väga kiiresti, vaatame kumb kiire esimesena jõuab litri juurde ja jõudiski siis Griffin. Nii, säde käes on jälle liter. Number 22 jätab number 39 ja tsooni viga. Nii, nüüd tuleb ka natukene vahetust ja jätkame mänguga. Nii, säde võtab siis mahla 77, ei jõudnud järgi, Wolferins võttis hoopis 87, nii, püüab kinni, viib kesktsooni, hoiab litrid enda käes, kaitseb seda, et jõuaks rünnakule, aga säde jõuab vahele, sai ikkagi endiselt kätte, nii. Nüüd on meil keskel 29 ja 25, vaatame, kas säde jõudis vahele. Säde viib selle Wolferinsi tsooni. Sellele litrile lähevad järgi nii säde kui ka Wolferins. Liter praegu läks ohtlikult sinna kesktsooni, sinna värava ette, aga sädelt mängija ei jõudnud sellele järgi, ei jõudnud viset teha, Wolferins suutis kaitsta.
nii, Mahla 77 ei anna alla. nii, Griffi number 13 lööb keskelt, värava suunas läheb mööda. Litter jääb Säde kätte ja läks tsoonist välja. Säde number 3 läheb sellele järgi, püüab kätte, koguvad hoogu ja ilmselt praegu lähevad ülesse. nii, 77 Mahla proovib sellele järgi, aga 99 Rita Kivi praegu jõudis Litterile esimesena. Möödapoordi siis söödetakse number 12 Jõemets ja läks praegu natukene vastu, pole midagi, aga Säde sai selle kätte. Ei saanud, Wolverines. ja nüüd kiiresti seda pikka Litrit ei taheta, aga tuli ära. Wolverines ei taha kindlasti praegu seda mängu enda tsooni tagasi, aga pole midagi. See tähendab seda, Wolverines ei saa ka praegu vahetada, kuid mulle tundub, et siin praegu energiaga muret ei ole, et nad on üsna hea stamina veel neil nii-öelda. nii, Säde. Proovitakse siis, Säde hoiab Litrit, teeb number 3, teeb praegu Mahla värava suunas, aga tuleb tõrje ja Wolverines saab reboundist selle Litri endale. nii, prooviti söötada number 25-le, aga Säde jõudis ette. Jäetakse nüüd edasi Litter Sädele, number 19, Kosak ja suunab, aga Kivi jõudis ette. Ja nüüd oleme jälle väga ohtlikud seal Wolverinesi värava ees, mis tähendab seda, et kui seal praegu oleks olnud üks Säde mängija, kes lihtsalt suunab selle õiges suunas, võib sealt reaalne meil 5. värav nendele tulla. nii, läheb, hopa! Protsentide mäng. Ja no natuke oskust ikka ka. Ilus värav. Seda on väga raske värav vahil kaitsta, seda on väga raske värav vahil näha, ta tuleb kiiresti sööt ja värav, isegi kui see vise tuleb niimoodi kaugelt, seda ei ole nii kiiresti võimalik, sellel ei ole nii lihtne reageerida. Aga 5-1. 7,5 minutit on veel mängitud viimast kolmandikku, tundub, et täna koju sõidab võitjatena Säde. Aga ma pakun, et Wolverines soovib siin mõned väravad ikkagi endale. nii, number 3, Pent. Minnakse rünnakule koos number 4-ga, aga kaotatakse Litter, ei kaotata, peaaegu. Suutis Litrit veel hoida enda käes, aga nüüd jõudis Säde vahele, Säde söödab aga ka mööda, sinna võib reaalselt jõuda praegu Wolverines, jõudiski. Number 11 Reiljan jõudis vahele, number 22 Säde, aga püüab selle vahepeal kinni. Oleme siis... Pole midagi, number 3 Pent võtab selle enda kätte ja Hartwell number 4 läheb. Hartwell on meil väga kogenud mängija, nii et teda üksi jätta kindlasti ei tohi. Ta ei küll meil pikalt siin mängust ära, aga ei tähenda ikkagi seda, et ta ei ole tippvormis ilmselt. No kui mitte täitsa tippvormis, aga väga heas vormis on ta igal juhul. Nii, Big Litter, mis tähendab seda, et nüüd Säde ei või vahetada. Wolverines teeb selle vahetuse ära, väga hea. Nemad tahavad olla värsket energiaressursiga, hea energiaressursiga, kuna see mäng on nüüd seal Säde tsoonis. Seal, kui nad selle võidavad, läheb siis keskelt, on reaalne võimalus ära teha. Nii, ja lähebki, ja tulebki värava suunas, aga ei jõua, ei tule piisavalt kiiresti. Kaitstakse see vahepealne ära, aga see on täpselt see, mida Wolverines peab tegema ja said sellega praegu hästi hakkama. Nii, 12, Jõemets viskab värava suunas, aga läheb mööda. Pole midagi, 61 püüab selle kätte. Ja paneb keskele number 3 ja viskab värava suunas, rebound, vaatame kas suunab ja proovib uuesti, aga nüüd on väga lähedal, on see juba praegu Hartwell number 4 läheb sellele järgi, Säde jõuab vahele, aga ei anna seda nii kergelt ära, Wolverines saab endale kätte, söödab tagasi, 77 Mahla, 88 Vollo praegu lähevad rünnakule, samamoodi on seal nendel veel üks ja tuligi tsooni viga. Väga põnev, väga hea mäng. Mul on väga hea meel. Ma isegi ei jõua nalja visata, siin on nii palju asju, mis siin toimub ja mida siin vaadata, et ei ole üldse selline tunne, et peaks siin üldse mingit nalja viskama. Nii, vaatame nüüd edasi, mis siin toimub, kas me näeme veel Wolverinesilt vähemalt ühte väravat. Nii, läheb Wolverinesi värava suunas, väravavaht püüab selle rahulikult kinni. Natuke tundus, et võib-olla närveeris, et ikka jõuab, saab kinni selle, aga Säde ei pressinud ka praegu peale, et ei olnud mõtet, värava pahil oli seal selline, kuidas öelda, ülekaal.
praegu selle situatsiooni. Nii, aga jätkame sealt Wolverinesi tsoonist, Säde võidab litri, teeb kohe viskevärava suunas, täpselt sealt samas kohas, kus see 5-1 värav tuli, nii et kui sealt oleks praegu väravavaht natukenegi mööda vaadanud, oleks sealt see oli reaalne oht. Vaatame, kas nad dubleerivad seda sama asja praegu uuesti. Sarnaselt läheb, aga nüüd läheb keskele, number 3, söödab keskele, viskab värava suunas, läheb mööda. Seal on aga 77 kohe reageerib reboundile, aga Wolverines jõuab ette. Number 13 Griffin võitles, aga söödis edasi, number 77 siis Säde poolt ja väravavaht. Väga lähedal. Selline lahtine litter, kes ei kuulu mitte kellelegi, on väga-väga ohtlik. Sellepärast, et tihti piisab sealt ainult suunamisest. Ja kui see lihtsalt, kas või oma mängija kogemata suunab vales suunas, see lahtine litter väga kergelt läheb väravasse. Et kui sellel litril pole omanikku, siis see tähendab seda, et see litter tundub, et teeb nagu mida tahab. Nii, Säde võtab siis jälle üle, aga saime tsoonid välja. Sinna läheb ka number 4, number 61 Wolverineside poolt, number 3 kindlasti tahavad selle litri seal tsoonis hoida, aga ei saa midagi. Säde pressib peale, ei lase, me oleme Wolverinesi tsoonis tagasi. Säde pressib. Ahaa. Nii, siin käib mingisugune vaidlus kohtunikuga natukene. Aga oleme Säde tsoonis. See, mida me tahame nüüd näha, mida Wolverines tegi mõned lahti visked tagasi. Väga hea, 61 võtab mängu, suudab keskele, aga ei piisa. Ja Säde reageerib kiiresti, aga ei lase. Kaartvel ei taha lasta seda tsoonist välja, aga saab. Nii, Kosak suunab siis, viskab sinna edele keskele ja tuleb kindlasti visevärava suunas, mis läkski kindlasti tõrjena kirja. Ja väravavaht püüdis praegu litri kinni. Kümme minutit on meil mängitud kolmandat ehk viimast kolmandikku. Säde juhib 5-1. Tundub, et palju. Tegelikult, ütleme mängu järgi, ma ei saaks öelda, et see nii väga kindlalt ja väga kergelt tuli. Et mitte kummalegi naiskonnal ei ole see olnud kerge mäng, aga jube lõbus on seda vaadata ja hästi põnev vaadata. Väga hea mäng on. Nii, 88 suunab värava suunas ja läheb! Vot need litri lahtivisked on ohtlikud, sest see litter liigub tihti nii kiiresti, et ükski see on nagu pigem see, et see, kes on litri omanik, see on see, kes ainult teab, kus see litter käib. See viib siis Säde 6-1 endiselt juhtima. Ma arvan, et Wolverinesil on nüüd juba kindel, et nendel ei ole enam seda võimalust. Teises kolmandikus tundus, et Wolverinesil oli väga-väga reaalne võimalus endale veel see võit saada. Aga sellegi poolest Wolverinesi mäng on väga hea. Nii, lahtiviske võidab Säde, 27, püüab endale kätte, aga 29 Wolverinesist ja litter on mängust väljas. Läks siis sinna publiku väljakult, lendas välja. Kuna oli siis sealt poolt lendas välja, siis me olemegi alustame siis Säde tsoonis. Wolverines on terve naiskonnaga nii. 99 on kaitses, aga sealt läheb Säde väga kiire rünnakule. 22 värava suunas. Hästi töö oli praegu Wolverinesi kaitselt. 80, praegu ei näinud seda praegu, kes seal mängis oli. Ma jälgin juba litrit edasi, aga väga hea kaitsetöö oli praegu. Isegi kui võit ei ole... praegu oli seal, õnneks oli Wolverinesil enda mängija. Sealt oleks võinud tulla üks ohtlik situatsioon. Nii, 22-23 mängivad seal, proovivad keskele sööta, aga läheb mööda. Järgi läheb nii Säde kui ka Wolverines. Wolverines praegu suunab seda enda värava juurest minema. 88 Säde, hoiab praegu litrit. Nad natukene tõmbavad tagasi, teevad vahetust. Platsile tuleb Merlin Griffin, number 13. 88 Hollo praegu hoiab litrit enda käes ja lähevad rünnakule. Aga Säde teeb samal ajal siis vahetust, tulevad veel platsile number 3 ja 39. Ja suudetakse värava suunas. Nii, nüüd tuleb Wolverinesil jälle võimalus. Väga kenasti praegu rünnak tuli, aga ta jäi natukene üksi.
Säde sai litri enda kätte, 99 kivi hoiab seda enda käes, söödab siis kätte, saab just värskelt platsile tulnud Hardwell number 4, mis tähendab seda, et tema kas suunas edasi, söötis edasi, aga kahjuks jõudis sinna hoopis sädemängija vahele. Nii, number 13 viskab värava suunas, juba lahtine litter, jälle oli lahtine litter, aga Wolverines jõudis praegu kaitses enda juurest ära. Jõemets kaotas litri praegu või noh, ei saanud endale litrit Hollo ja tehakse jälle. Number 13 Griffin viskab veel värava suunas, väravavaht saab selle kätte. Meil on mängu alles jäänud tegelikult 3 minutit 5 sekundit. 6-1 on seis. Mul on selline tunne, et siit võib reaalne, et veel üks värav tulla. Ei ole mingi seal ühel või teises suunas. Natukene tundub, et võib-olla siin säde rohkem hoiab seda litrit, rohkem teeb viskeid. Jälle oli meil lahtine litter seal, aga pole midagi. Wolverinesi kaitse teeb oma tööd. Hoitakse. Wolverines praegu hoidis sädemängijat eemale, et kindlasti ei jõuaks litrile. Ja söödetakse keskel, säde võtab üle, aga Wolverine saab jälle tagasi enda kätte. Natukene oli seal segadus omavahel, nii Hardwell number 4. Tsooniviga. Siin oli praegu selline tubli olukord, kus tegelikult oli nii kaitse kui ka rünnak, kõik tegid üsna sellist tugevat mängu, et tegelikult ei olnud siin näha seda, et keegi teisest nõrgem oleks. Nii, säde võidab litri, aga tugevalt Wolverines pressib praegu sinna sädetsooni. Aga säde viib tsoonist välja kesktsooni, üle sinise joone. 11 Reiljan kaitseb. Kukub ka, aga vähemalt kaitseb. Number 3 ja Wolverines saab selle kätte. Nii, nüüd läheb üksi väravavahiga, vaatame kuidas tal õnnestub, kas läheb. Ja väravavaht tõrjub. Aga ohtlik. Sellist, mida me täna näeme Wolverinesi, me pole tegelikult sellel hooajal. Mina ei mäleta, et ma oleks Wolverinesi poolt näinud nii ohtlikku mängu, et tegelikult on tegemist naiskonnaga, kes areneb tohutu kiirusega. Et see, mis iga mänguga on näha väga-väga suurt arengut. Nii. Säde hoiab küll litrit praegu enda käes, viib keskele, kaitse Wolverinesidel viib litri minema, seda Wolverines saab litri enda kätte ja selle eest võideldakse, viiakse, proovitakse manööverdada mööda, meil on veel 1,5 minutit seda viimast kolmandikku alles jäänud. Nii. Ja nüüd on Wolverinesil võimalus, Kairin Jõemees 12 söödab keskele, aga kätte saab hoopis säde. Pole midagi, Wolverinesi kaitse on olemas, söödab edasi, natukene ei märganud praegu Wolverinesi number 87 seda litrit, pole midagi, sai ikkagi selle kätte. Söödab sädetsooni, kuhu läheb ka Hardwell ja Jõemets, aga selle kätte saab ja säde number 27. Ja Aleksejeva võitleb, ei lase selle litril nii kergelt ära, ei anna seda ära, ei taha ära anda, sest ta teab, et kui seal ükski Wolverinesi mängija on keskel, siis on oht, et see värav tuleb sealt veel. Nii, ja ongi, Wolverines hoiab praegu litrit, ei saanud, läks tsoonist välja. Wolverines kergelt võtab vastu litri number 30. Säde tahab selle sinna Wolverinesi otsa, sinna värava juurde jõuda tagasi. Ja number 12 läheb, proovib suunata, pole midagi. Nii, Bent number 3 söödab kaitsesse, söödab keskele, säde saab kätte. Oi, ja väike kukkumine. Nii, 2 mängijat on väljas, mis tähendab seda, et seal on nüüd Kairin Jõemets. Vaatame, kuidas ta läheb, 12, kas ta jõuab sinna värava ette. Ei saanud. Takistati tema liikumist, aga meil on Wolverinesi mängija värava ees, kes võib seda suunata. Ei olnud, Kyle Hardwell oli väga heal positsioonil, aga ei tulnud sealt seda väravat ära. 15 minutit sai täis. Mäng on tänaseks läbi. Võitjaks osutus meil siis väga tubli Tartu hokiklubi Säde. Hea töö, igati hea töö. Aga üllataja täna on minu jaoks oli Wolverines. Wolverinesi mäng oli tõsiselt hea. Seda mängu oli...
ma arvan, et tõesti see mäng võib-olla jääb mu lemmikute hulka, mitte sellepärast, et kes võitis või kes kaotas, vaid see, kuidas seda mängu mängiti täna. Et siin oli näha kiireid sööte, kiireid manöövreid, kiirrünnakuid, oli näha selliseid rahulikke, läbimõeldud rünnakuid, mis tegelikult ei kuuluvad asja juurde, et vahepeal on võimalik näha seda situatsiooni, nii et sa näed, et nii sul on hea võimalus, lähed üksi ja vaatame. Nii, Kristi-Maris Mahla number 3 sai siis praegu parima mängija Veronika Tiganik. Wolferinsi kapten annab siis selle auhinna praegu üle. Tõesti, Mahla teenis selle tiitri. Ja number 87 sai Wolferinsi poolt ka parima mängija ja Veronika muidugi kallistab ikkagi oma kaasmängijad. Ja tänatakse vastasmängijaid. Tegelikult naiste hoki on selles mõttes äge, et tegelikult on kõik omavahel peaaegu tuttavad, kõik tunnevad teineteist väga hästi, mis tekitab selle, et isegi kui siin võidetakse, kaotatakse, siis nii nagu meil paljud on mängijad siin ka öelnud, et tegelikult võidab sport. Ja seda head sporti sai täna tõesti nautida. Ma ei tea, kuidas teil oli, minul oli vähemalt väga lõbus. Kahjuks pidin ma täna rääkima üksi. Ma loodan, et te ei pahanda, kui ma seal vahepeal väikseid vigu tegin. Eks mina ka õpin, ma ei ole kommentaatori rollis varem väga olnud. See on mul, ma ei tea, vist äkki 4. kord või 3. kord. Et vaikselt siin areneme. Ühesõnaga, minu poolt aitäh. Mul on siiralt hea meel, et te täna otseülekannet minuga koos vaatasite. Või mina vaatasin mängu, te vaatasite otseülekannet. Ja ma loodan, et me näeme juba järgmine nädalavahetus, sest järgmisel nädalavahetusel tegelikult on naiste koondise mängud. Tondiraba jäähallis kutsutakse siis Läti klubi mängima. See tähendab seda, et meil on ka mängud kantakse üle, küll väikse nii-öelda toetuspalvega, et tegelikult mängud saab vaadata ka tasuta, aga kui on soovi, siis ka saab Eesti hokit ja Eesti naiste hokit nii-öelda toetada. Et tegelikult teeme siis, mina olen OHTV poolt, meie OHTV poolt samamoodi toetame naiste hokit. Toetame neid nii palju nende otseülekannetega, kui vähegi saame, anname endast parima ja samamoodi siis sellega proovime, et äkki kui saate ka teie omalt poolt natuke panustada, aitab see Eesti naiste hoki arengule kaasa. Nii, kõik. Nüüd ma lõpetan ära, lasen teid nautima laupäeva õhtut edasi. Veel kord aitäh ja meie juba kohtume teiega järgmisel nädalavahetusel.